Aserbaidžaani kunstnik Rovshan Nur elab Tallinnas juba 20 aastat. Tema töö ja armastus on Tallinna vaadete maalimine ning värviküllaste ja kirjude Aserbaidžaani vaipade kudumine. Kõige lihtsamate vaipade tegemist õpetab ta sel nädalal ka Aserbaidžaani vaibakudumise töötoas. Sina ise teed siis ka kõik niimoodi, jah? Ja, super. Это простой. Это самый из древних технологий. Самый простой. Это так начался ковроткачество, да? Это самый простой. Aserbaidžaani vaibad kuuluvad UNESCO maailmapärandi hulka. Nende kudumine on olnud perekondlik traditsioon juba pronksiajast ning kusjuures ainult naiste töö. Вот у нас такой традиция был. Если женщина не умеет ковры ткать, его замуж не брали. Это наш был такой очень... Ну, сейчас современная уже жизнь. Ну, кто-то умеет, делает, до сих пор держит эту традицию. Для нас это ковер не просто, да, вот на полу. Это и теплота, семья, любовь семья, теплота дома. Vaibakudumise töötuba on ainult üks üritus Tallinna rahvuskultuuride päevadel, mis kestavad selle nädala lõpuni. Igaühele leidus midagi alustades lastest, noortest ja peredest. Et nädalavahetuse laupäeval on väga-väga paljudes Tallinna raamatukogudes lastehommikuid, mis samuti tutvustavad erinevaid kultuure nii läbi meisterdamiste kui ka raamatulugemiste. Täpsem info programmi kohta on leitav tallinn.ee kodulehel. Aserbaidžaani vaipu saab aga kududa pühapäevani Väike-Karja 2 ning disaini- ja arhitektuurigaleriis. Niimoodi need Aserbaidžaani käsitöövaibad siis valmivadki.